Nii heast tammepuuklotsidest liimisin kokku ühe klotsi, mille külge kinnitasin kõvasulamplaadid. Kõvasulamplaadid on olnud kasutusel kuskil puidutöömasinate teradena. Need terad on liiga suure nurga all teritatud minu noaterita jaoks, siis mul tuli need siit teemant käia peal teritada natuke nürima nurgaga võib-olla. Aga need avad ma tegin natukene suuremad, et on mingil määral võimalik selle nugade kõvasulamplaatide omavahelist nurka muuta. Ma häälestasin need 2 plaati praegu 30-kraadise nurga peal. Hea on toetada nuga või teritajat ühte väikest vastuvõnda pitskruvi. Siit ma tegin pikema käepilli otsa, et oleks hea kinni hoida, et mitte näppusid siia alla panna ja näppusid saagima hakata. Juba hääle järgi on kuulda, kuidas korralik laast tuleb nurkik, et ta mõlemal poolt on juba no nii. Käega on küll tunda, et on üsna terav. Luisuga võiks muidugi teha veel täiendavat peenteritust. No teeme siis teravuse proovi. Proovime lõigata ühte paberit. No tundub, et lõikab küll. Nii saabki hästi lihtsalt. No käes hoides ma proovin. Käes ikka laua peale peab panema. Lihtsalt ja hästi võtab. Vaatame sinna kohe laastu. Okei, teeme siis vähe trikki ka. Alati võib lisandväärtuse anda, kui ta muidugi üldse õnnestub noateritajale põhja alla. Võime ju teha mustri. Mustri teeme niisuguse seadesega. Siin ma tegin ühe kasti sisse igasuguseid elektroonikavidinaid, mis annab välja vähemalt 10 000 volti. Ja lisaks natukene kurgisool vett. Kõigepealt pinseldava selle kurgisoolveega. Ja. Juba on sisse lülitatud. No keerame pinget juurde. Ja vaatame, mis meil hakkab siin toimuma. Kustutame tulesid vähemaks, läheb asi huvitavamaks. Niisugune nali. Uuesti põlema. No nii. Aitab praegu. Nii, nüüd lihvime selle põhja ära. Võtan tungaõli lapi peale. Ta vähe teise ilme ja enam ei määrdu ka. Nii et põhja alla võisime niisuguse viguri ju teha. Nüüd on valmis. Kõik.